Stalinil oli 30-ndatel tore ütlus, et elu on läinud paremaks, elu on läinud lõbusamaks. Ma kuulan teie raportit ja ma saan aru, et Eestis on ka elu läinud paremaks ja lõbusamaks. Aga te ütlesite oma kõnes tegelikult rohkem kui korra, et teie ülesanne on tagada turvalisus või turvatunne. Ja see tunne on, eks ole, emotsionaalne asi, aga vahel on see, mis mulje asjadest jääb isegi tähtsam kui see, kuidas asjad päriselt on. Kas te ei arva, et te olete selle tunde tagamisel läbi kukkunud, kui Eestis inimesed organiseeruvad sellistesse kommuunidesse, nagu on Oodini sõdurid? Aitäh! Hea spiiker, hea minister, lugupeetud kolleegid! Täname ministrit põhjaliku ülevaate eest. Ja ma usun, et ta ei pane pahaks, kui mitmeaastase politsei ja piirivalve ja päästetöö arutelu juurde tulevad ka päevapoliitilised teemad. See oleks lausa imelik, kui ei tuleks. Aga ma jään oma seisukoha juurde, tsiteerides uuesti Stalinit, et elu on läinud paremaks, elu on läinud lõbusamaks. Kui minister oma ettekannet pidas, siis ei saanud ma kuidagi lahti tundest, et tegemist oli pioneeriliku raportiga sellest, kuidas meil kõik muudkui edeneb, läheb paremaks ja on ilusam. Aga kas ikka on? Ja ma ütleksin, et kui meil on vähenenud liiklussurmade hulk, vähenenud tulesurmade hulk, vähenenud uppumissurmade hulk, siis see ei ole mitte otseselt politseitöö parema töö tulemus, vaid vaatame natuke laiemat pilti. Eile oli demograafiakonverents siin samas Riigikogus, kus räägiti kahest väga märkimisväärsest numbrist. Üks on väljaränne ja teine on sündimus viimase 25 aasta jooksul. Eestist on lahkunud umbes 100 000 inimest. Lahkujad on reeglina vanuses 20 kuni 35-40. Ja Eestis on viimase 20 aasta jooksul järjest väiksemad sünnipõlvkonnad ehk umbes 2 korda väiksem sünnikohort on praegu 20-ndates, kui oli siis veel 10-15 aastat tagasi, kui 20-ndates olid 80-ndate aastatel ja 70 aastatel sündinud inimesed. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ühiskonnas on adrenaliini tükk maad vähem. Liiklussurmades kohe kajastub see, uppumissurmades kohe kajastub see, kuritegevuses kohe kajastub see. Kui meil on noori inimesi vähem, noori mehi vähem, siis nii ongi. Politsei võib veel kauem kohale ilmuda, tuletõrje võib veel kauem mitte kohale ilmuda ja ikka läheb statistika paremaks. Ei saa ka kahjuks nõustuda sellega, et meil on kõik korras piirivalvega või piiri valvamisega. Ja kõik teame, et tegelikult ei ole ka idapiir jätkuvalt täielikult kontrolli all. Läänepiiri, põhjapiiri, lõunapiiri meil lihtsalt ei ole, mis tähendab seda, et meil ei ole ka piiri Vahemerel, sest et Euroopas ei olegi piire, ei sees ega väljas. Nii et ei saa nõus olla jutuga, et Eesti piir on kontrollitud ja valvatud. Ei saa ka nõus olla jutuga, et politseis ja muudes jõustruktuurides on palgad rõõmsalt üles läinud. Seda ei saa nimetada palgatõusuks, kui inimestelt võetakse ära lisatasud ja selle sama summa võrra või isegi natuke väiksema summa võrra siis suurendatakse palka. See on inimeste lollitamine. Eraldi tahaks peatuda küsimusel vabatahtlikkusest, kogukonna tegevusest, initsiatiivist, motiveeritusest. Millest need kõik sõnad räägivad? Oodini sõdurite algatusest. Aga miks see algatus siis paha on? Mille alusel see algatus kuritegelik on? Üks tavaline Facebooki grupp, kus kritiseeritakse teravalt valitsuse tegevust või tegemata jätmist, on kuulutatud kuritegelikuks, aga kõrval on mingid inimesed, kellele riik lükkab enda kohustused, et kokku hoida ja need vabatahtlikud on head. Ma ei saa neist topeltstandarditest aru. Ma lihtsalt ei mõista seda. Ja kolmanda teemana tahaks ikkagi väga teravalt kritiseerida ka neid plaane, mis Siseministeeriumis ringlevad, mille võib kokku võtta sõnadega kodakondsuse lahjendamine, kategooriline ei topeltkodakondsusele, kategooriline ei töölubade andmise lõdvendamisele. Need on hiilivad viisid mööda minna Eesti ühiskonna vastuseisust, lahjendada Eesti niigi nõrka rahvuskehandit. Ja kui ministrid, olgu need jõuministrid või peaminister või nende poolt välja saadetud kõrgemad ametnikud, hakkavad demoniseerima ühte sorti kodanikualgatust,
kiites siin teise suupoolega sedasorti kodanikualgatust, mis aitab neil kinni mätsida seda, et nende tegelik tegevus on nõrgenenud ja meie jõustruktuurid on nõrgenenud, siis me näeme selget ohtu demokraatiale. Aitäh!